Podcast kiirus ei olegi kuhugi läinud hoolimata sellest, et meil ikkagi Risto ütles, et tuleb see legendaarne lause öelda, vormel 1 on tagasi. Puhkuselt. Kuigi tegelikult puhkuseks on seda raske nimetada, et kui me võtame täna nagu suvepuhkuse, siis suvepuhkus on see, et siis tegelikult ükski meeskonna liige sõitjast kuni insenerini kaasa olev, koristaja võib-olla tohib teha, sest natuke tolmu võtta, aga nad ei tohi mitte midagi teha. See 5 nädalat tähendas seda, et selle 5 nädala jooksul nähti nagu hullupööra vaeva nii sõitjate, tehaste ja kõikide muudega. Aga kiirus on taas eetris erinevates kanalites. Raik Ausmees, Margus Kiiver ja ma üldse alustaks sellest, et F2 poodiumil näed, vaatame üles siin ikkagi EMF-i president Raul Koov pani postituse täna, eestlane Miami GP poodiumil, Gabriele Mini personaalne mehaanik, eestlane Sergei Vihman võttis MP Motorspordi nimel vastu meeskonna karika ja mis oli eriti lahe, Sergeil oli selles suhtes mehaanikul on ju ka kombe seljas, tal on just Eesti lipp, nii et Eesti lipp Miami poodiumil ära käis. Lisaks sellele algasid Eesti meistrivõistlused kardis, nimisponsori rollis 2-aastane leping Aqua kardikeskus ja Laitses rullus lahti järgmine nädalavahetus Kandavas ja kokku 6 etappi, aga me oleme siin selleks, et rääkida, mis toimus Miamis. Ma ei tea, kas me lähme sprindi juurde ka või kuhu me lähme üldse? Virutame veel ühe selle kaubandusliku teadmine, kui me siin juba oleme tegelikult. Et ma arvan, et Eesti sporditurunduse mõistes selline koostöö nagu Bolt ja Paul Aron, mis siis nüüd möödunud nädalal lansseeriti. Keda Bolt üldse toetanud? Kas mõttes sportlast või midagi? Ei ole. Villikud on ise oma neid padelikeskusi ehitanud igale poole, aga see vist on rohkem selline private business. Et selles mõttes ma ei tea küll, et avalikult nüüd oleks, et väga, väga suur samm ja nagu tegelikult ka öeldi, et kuna Paul Aron on omal alal parim eestlane seda, mida ta teeb, siis Bolt tahab olla ka parimad eestlased seda, mida nad teevad. Või midagi sellist, et võib-olla ma praegu siin eksin. Igal juhul Bolti turundustiimile, omanikele, investoritele, mis iganes selle diili taga seal on, seal võivad olla ka mingisugused palju pikemad koostöö kokkulepped, mida iganes. Nukid, väga hea töö, tere tulemast sporti, Bolt. Nii et nüüd siis on vist kõik läbi. Ei ole. Me oleme sellises kohas nagu kivipaberkäärid. Tõsi. Nii et, nüüd on kaubanduslikud teadanded läbi. Aga me täname tõesti kivipaberkäärid majarahvast, et oli väga, väga mõnus Miami GP vaatamine siin ühes koos ja me ei välista, et me siia uuesti tagasi tulema. Kahtlemata tasub jälgida seda, et kui me ikkagi välja ütleme, et me ühiselt vaatame, siis vaatame, aga mul on küsimus, et kuhu me kerime selle asjaga, et see oli ju see sprindi nädalavahetus. Ja sprindi nädalavahetus ja nagu ikka tegelikult ma arvan, et me võib-olla nagu käime nagu tavaliselt, käime põgusalt teemad üle ja siis hiljem natukene pikemalt ka, sest tegelikult ma isegi natuke tahaks puudutada seda, mis meeskonnad vahepeal tegid ja kuhu nad omadega jõudsid, eks ole. Aga sprindi nädalavahetus... Või kes kuhu ei jõudnud. Jah, või kes tammus paigal, võib ka tegelikult niimoodi öelda, nimesid nimetamata. Sprindi nädalavahetus tähendab siis seda, et tegelikkuses ei ole sõitjatel võimalus ju liiga palju vabatrenni teha, et tegelikult see sprindi kvali ja sprint ise võtavad selle vabatrenni võimalused ära ja see omakorda tegelikult ju röövis siin nii mõnedki tiimilt üldse võimaluse neid väärtuslikke ringe sealt Miami GP rajalt, mis on siis Hard Rock Miami Stadiumi ümber ehitatud. Ameerika jalgpallistaadioni ümber. Ja puhas nagu Ameerika värk on hästi palju sellist butafooriat on seal ümber. Cruise'i laev, mis on tegelikult maja. Ja tohutult palju superstaare, et Ameerika superstaarid kõik kohal ja see on tegelikult miski, mis mulle nagu kogu selle asja juures meeldib. Kogu nädalavahetus või pigem võiks öelda tegelikult isegi öelda pühapäev oli täiesti välja müüdud. Ega seal areenil kuskil nagu mingit vaba ruumi ei olnud. Et see on ja see on miski tegelikult, mis täna, ma saan aru, võib-olla nüüd nagu flipin natukene kõrvale, mis näiteks huvitab ka Adidast, kui me nüüd nagu räägime uuesti kaubanduslikest koostöödest, sest teatavasti Adidas on nüüd ju 3 meeskonnal taga, et ta on 2 sakslasel. Ta on meil Mersul, ja. Siis on ta meil Audil ja aastast 27 ka Red Bull. See oli must mööda läinud. See vahetus tuleb ka ja miks see põhjus oligi toodi see, et arvestas sellega, et kui suureks tegelikult F1 USA suunas läheb, siis see USA market tegelikult, mis teatavasti on ju Nike koduturg, eks ole, on see, et tuleb seal nagu
kand korralikult sõna otseses mõttes vastu maad lüüa ja läbi nende meeskondade, pluss siis tegelikult Red Bulli puhul öeldi ka seda, et neid huvitab tohutult ka see, et saada nii-öelda nagu uks jala vahele, tähendab jalg ukse vahele seal, mis on siis, mis puudutab nagu Red Bulli enda marketingi osa. Jah, Adidase peale tuleb kohe ainult see meelde, et joosti ju maraton alla 2 tunni, kui minna muusse sporti ja seda tehti Adidasega, hoolimata Nike suurtest pingutustest. Ja lihtsalt võib-olla ära mainida, et Red Bull Wings for Life ka juba aastaid tegelikult teeb Adiga koostööd, aga meil ei taha see vormeli jutt kuidagi välja tulla. Ei taha jah, et kõiki muid jutte tuleb nagu palju. Ma üritan ka mõelda, mis seal sprindis toimus üldse. Sprindis selles mõttes, sprindi kvali oli ju põnev. Ma ei tea, ma tulen nende emotsioonide pealt, mis siin just seina peal olid. Ma ütlen ausalt, siis mul on see sprint on suhteliselt tühjaks. Lando võitis. Ja, McLaren selles mõttes, et me nägime juba sprindisõiduga ära, et kui keegi on 5 nädala jooksul midagi teinud õigesti, siis see on McLaren. Just. Ja kui keegi ei ole mitte midagi teinud, siis see on Aston Martin. Jah, võib küll nii öelda, aga tõepoolest McLaren on, kui me hakkame sprindist minema, nad olid heas hoos, mida me seal veel nägime, Ferrari oli ka okei, oli hea Mercedes täpselt samamoodi, tegelikult ütleme nii, et sellele 2 kiirele lisandus nüüd praegusel hetkel McLaren juurde, sest küsiti ka loomulikult Max Verstappeni käest, kes siis ka nagu tegi ju tegelikult korraliku esituse, et kuidas siis on, ta ütles, et ma tunnen ennast autos nagu kordades paremini, et see on nagu hoopis teine auto, ehk et nad on ka nagu natukene nagu tagasi tulnud ja uuriti ka, et kuidas siis see nii-öelda nagu see race pace, ehk siis see võistluskiirus on, et ehk siis paistab tegelikult, et sprint on sprint. Aga mina läheks tegelikult siis põhisõidu kvalifikatsiooni juurde. Ega seal alguses esimeses drop-out'is mingisuguseid üllatusi ei olnud. See oli meil suhteliselt selge, et mis seal meeskondades toimub ja kui midagi, me juba rääkisime McLareni kiirusest ja nii edasi, ja kui nüüd kuskil meeskonnas on tekkinud suuremad käärid, siis see on Red Bull. Sellepärast, et Max suutis ikkagi autost tõesti kõik välja võtta ja ma just mõtlesin selle peale, et kui seal enne seda kvalifikatsiooni lõppu oli esimene rida Kimi ja Charles, siis sinna kõrvale tekkis Max. Mulle meenusid need samad asjad, mida ka sina oled korduvalt öelnud, et need mehed nagu kuidagi mõlemad liiga hästi see aasta ei stardi. Siis ma küll proovisin nagu mõtestada, et kumb on siis just Kimi suhtes mugavam kaaslane talle esimesse kurvi. Mõtlesin, et Maxiga nad võivad korraldada mingisuguse viguri, kui nad sinna jõuavad, on ju. Aga sellest kõigest me saame rääkida, ehk et see käärid, millest ma tahtsin rääkida, on see, et kui teised tiimid lähevad ikkagi enam-vähem kuidagi 2 kaupa, siis Max on nüüd Hadjarist peajagu üle. Ja ma arvan, et Isaac Hadjar võib-olla tõesti 3 esimese etapiga mõtles, et nii siin Red Bullist asjad käibki, et ma nagu siin sõidan Maxiga nagu kind of nagu võrdne või midagi taolist, siis nagu reaalsus tegelikult Miami's jõudis kohale, et ja tegelikult, kui ta nüüd oma ringid võtab lahti, siis ta saab ka aru, et tegelikult Hadjar ei kaotanud nüüd nagu kuskil mingi fopaa või mingi muu probleemi tõttu. Ta oligi igas sektoris natukene tuli ja nii see nagu vahe tekkis. Ehk et ja loomulikult me ei tea ka tänased kogu need nii-öelda nagu upgrade'id ja paketid, mis toodi. Me ei tea täna nagu seda, et mis autoga sõitis täpselt Hadjar ja mis autoga sõitis täpselt Verstappen. Sest tuli pikk loetelu uuendusi, kui palju keegi midagi tegi, aga kunagi saa kindel olla, et 2 autot saavad võrdselt ja ühesugused, sest minnakse ka selle peale, et meil on mingisugused kindlamad asjad, meil on ikkagi üks nii-öelda number 1 sõitja, natuke paneme talle rohkem, ilmselgelt, kui me võtame teised tiimid, siis need rollid veel senini, ma arvan, me siin varsti võime nende rollide juurde ka minna, on natukene võib-olla lahtisemad, kuigi hakkavad ka siin paika kujunema, aga ilmselgelt Red Bulli siseselt on nii, et Max on ikkagi põhivend, väga põhivend ja väga selgelt.
ja kui me vaatame, et võib-olla hiljem räägime natuke nendest upgrade'ide arvudest ka rohkem, aga tõepoolest ikkagi Red Bullil oli siis performance'i põhiseid upgrade'e 6 tükki ja üks siis oli mis oli üles ehitatud nagu vastupidavuse peale, aga ma ütlen veel kord, me ei tea täna täpselt, et kes millist upgrade'i kasutada sai. Kui me korraks võtame sprindi stardi, siis sealt joonistus välja see, et mis minu jaoks on natukene isegi mitte kummaline, aga Kimi Antonelli jätkuvalt ei suuda Mercedesega korralikult startida. Ja seekord oli nii, et väga ruttu peale sõitu tuli Toto info, et see ei olnud Kimi viga. Just, aga mis oli huvitav, et tegelikult samaga vastas ka Max Verstappen. Ka Verstappeni start oli sprindis pigem tagasihoidlik, et nad mõlemad tegelikult nagu vajusid rivist taha poole. Ja see tekitaski omakorda väga huvitava olukorra, kus siis tegelikult nüüd põhisõidu kvalifikatsiooni võitja oli Kimi Antonelli, teine oli Max Verstappen, kes oli muide ainuke sõitja, kes suutis siis kvalifikatsiooni viimases võimaluses oma aega parandada. Kõik teised tulid oma rehvidega, kes olid juba kasutanud seal vist teist korda samu rehve, pehme rehvega sõideti siis. Ja tema suutis tegelikult aega parandada, tõsi, ta läks ka päris värske rehviga peale kvalifikatsiooni viimasesse osasse ja oli näha tegelikult, et Kimi Antonelli tegelikult oli mingi päris äge selline virtuaalne ringi läbimine, et kui palju siis nagu Kimi eespool oli. Ta oli kogu aeg natukene eespool ja koht, kus tegelikult Verstappen siis nagu tagasi tuli, oli siis need raja aeglasemad osad. Et seal ta oli nagu suutis kiiremini sõita, aga seal, kus siis oli nagu energiat kogutud ja energiat kasutati, ehk siis kiirematel osadel, seal Mercedes oli lihtsalt nagu parem, et sealt tuli see vahe sisse. Et seda enam tegelikult minu jaoks nagu muutus hästi huvitavaks see, et mis juhtub stardis, kui sul on kaks venda, kes nagu võib-olla ei ole nagu hiilanud, sest Max Verstappen on ise ka öelnud, stardid ei ole mul sellel aastal head olnud. Ja mida me nägime, tegelikult nii juhtuski. Täiesti uskumatu GP selles mõttes, et tõsi, Kimi ja Max siis mõlemad, nemad autod, mida iganes, igal juhul nad ei startinud selle kiirusega nagu ülejäänud rivi selja tagant. Põhimõtteliselt oli mingisuguseks ajahetkeks see, et 4 sõidukit justkui läheb esimesse kurvi kõrvuti. Kõige pikema kõrre sealt tõmbas Charles Leclerc, on ju, kes algusel läks sõitu juhtima ja kõige uskumatuma asjaga sai hakkama Max Verstappen koos kõigi teiste sõitjatega kogu selles rivis, sest et Max suutis teha 360 kraadi spinni ära, nii et ei viinud sellel kitsal rajal seda autot seina, hoidis seinast eemale ja samal ajal siis kõik teised suutsid vältida Maxile otsa sõitmist. Siuke küünte närimine ja ohe käisid kivipaberkääride saalist läbi, et ja uskumatu, sest et mul juba oli silme ees pilt, kus mingid karbonid lendab ja rattad veerevad ja meil on punane lipp ja siis me jõuame ikka sinnamaani, kuni et vihm jõuab veel enne kohale, kui see GP ära lõpeb, aga nii see ei läinud, see hoopis lisas täiesti uskumatut põnevust ja kui palju juhtus esimestel ringidel. Jaa, et ma arvan, et me jääda nendesse tehnilistesse tingimustesse kinni, et mida ma võin öelda tegelikult, et visuaalselt paistis Miami natukene parem välja. Okei, Miami on nagu selles mõttes ka see rada, mis on nagu energia kogumise suhtes pigem parem rada, aga siiski oli näha, et tegelikult seal paar kohta oli mingid sirge kohad, kus see superklipping hakkas jälle toimima, natuke kriipis silma, aga üldiselt nagu pilt oli parem ja mis kõige tähtsam, me saime nagu ropult palju erinevaid möödasõite ja me ju nägime tegelikult ainult seda, mida siis nagu ülekande režissöör otsustas ja tihtipeale ikkagi tegelikult nad jälgivad seda esimest otsa. Aga ei läinud väga palju aega, kui oli siis meil turvaauto rajal ja seda võiks isegi öelda, et tabalstack oli. et kõigepealt esimese õiguse sai siis meil Isaac Hatcher, kes puhas oma viga. Jah, läks üle äärekivide hammustama ja hammustas natuke liiga palju ja seesama, mis on see 13, 14, 15, need kurvid, eks ole, et sealt ta siis tegelikult lihtsalt mingil hetkel maandudes oli selge, et see auto ei pööra enam paremale, kuhu ta oleks pidanud pöörama ja läks siis vasaku küljega seina.
ja game over, aga palju lõbusam oli. Ma ei tea, kui lõbus see on. Ei, no, ta on hea lõpuga, kui ta oli visuaalselt nagu päris äge, oli siis Lawsoni ja Gasly kokkupuude. Jah, kus siis mind ju tegelikult võistlusolukorda Lawson endale omaselt. Tema on selline, kes naljalt teistele ruumi jätta ja läheb ka ikka väga lõpuni välja, et selline Red Bulli punti sobiliku nii-öelda mentaliteediga sõitja ja Gaslyga suutis siis sedasi kokku panna, et Gasly masin, kui me esimest korda ülekandes seda pilti nägime, Gasly masin ripub kuskil turva selle pehmenduse otsas, on ju. Aga mis sinna eelnes, oli siis, ma ei tea, kindlasti oleks mingi rulasõitjatel selle kohta mingisugune double olli või mida iganes välja öelda. Sest et see, ma ei ole kaua aega näinud, et mõni vormel 1 auto siukse viguriga hakkama saaks, aga seda tuleb ette ja noh, mis siis ikka, turvaautoga võttis kõige suurema riski Max Verstappen. Ja, tuli sisse ja oli see oli mingi 4., 5., 6. ring, midagi sellist. Jah, sinna kanti kuskil, et ta võttis selle riski. Ilmselt nad tajusid ka seda, et turvaauto tagasõitmist tuleb kauem, kuivõrd 2 autot oli vaja ära koristada ja üks ei olnud võib-olla kõige lihtsamas positsioonis seal. Et strateegid arvatasid välja, et okei, et selle kõvaseguga refiga annab siit lõpuni tulla. Vaadati ka nagu kommentaatorid ütlesid, et 23. aasta Miami etapil sõideti kõvaseguga rahulikult 45 ringi, polnud häda midagi. Etteruttavalt võib öelda, et Max sõitis rohkem. aga selles mõttes nagu siuke julge ja munadega otsus, sest saadi aru, et tegelikult selles situatsioonist on võimalik välja tulla ainult nii, et see enam boksi ei tule. Sest tegelikult Max selle alguse spinniga kohti kaotas ja ega sealt nagu tagant ettepoole võimalik ronida ei olnud. Aga Maxiks, räägime ikkagi sellest tegelikult, mis seal ees toimus. Ehk siis seal olid meil oli Kimi Antonelli, meil olid seal, ei olnud tegelikult McLaren, pigem oli McLaren ja Lando Norris ja tegelikult oli ka Charles Leclerc oli seal pundis. Aga Ferraride puhul, ma isegi ütle, et võib-olla see strateegia oli vale, sest nad läksid nagu selgelt undercuti tegema, aga lihtsalt see, mis boksis toimus mõlema puhul, nii Leclerc'i kui ka mingisugune sekund lihtsalt pandi jäi kuhugi. Ja see sekund tegelikult läks väga kalliks maksma ja see tähendas siis seda, et tegelikult tekkis seal teatavad pinged, olid seal mingisugused sõnavahetused sõitjate ja inseneride vahel, et miks mind sisse kutsuti Leclerc'i küsimus. Vahepeal oli juttu sellest, et Ferrari võib-olla antud seadistusega kulutab tagarehvi natuke rohkem, aga ei tea sellest rohkem juttu. Samas kui sõitja ei kurda selle üle ja sind kutsutakse boksi, alati saad ju ka sellest nii-öelda kutsest keelduda. On ka võimalus. Ja, aga tuleb tunnistada, et tegelikult Kimi Antonelli ja Mercedes tegid õige otsuse. Ehk siis undercut, ehk siis tulid enne McLarenit boksi, mida tegelikult ka sõidu lõpus ju ütles meil Lando Norris, et au ja kiitus Mercedesele, au ja kiitus Kimi Antonellile. Nad tegid hea töö. Nad tegid undercuti ja me lihtsalt ei suutnud seda olukorda enda kasuks ära kasutada. Ma kiiresti hüppan sinna sõidu lõpu osas, sest me seda sõitu saame veel pikemalt lahata. Tegelikult, mis siis vahepeal toimetati, tehti, käisid kõik riburada pidi boksis ära, korraks saime näha Colapintot mingisugune 4. koha peal vist, sest kõik olid boksis käinud, tema ei olnud, on ju. Aga päris sõidu lõpus läks ju poodiumi viimase koha pärast läks rabelemiseks ja ei oleks osanud arvata, et sinna mängu nagu nii paljud tahavad trügida, sest mingil hetkel tundus, et meil ongi siukene, ma ei tea, tore poodium selles mõttes, et erinevate meeskondade masinad erinevate meestega seal ilusti esindatud, aga siis järjest Oscar Piastri võttis Charles Leclerc'ile järele, võttis järele, sõitis mööda ja siis suudeti teha järjekordne 360 spin ja selle tegi nüüd Charles Leclerc, temal nii hästi läinud, kui Maxil esimesel ringil, selles mõttes täitsa uskumatu võidusõit tõesti, et mingisugune esimesel ringil selline spin, põhimõtteliselt ka viimasel, aga Charles vigastas veidi oma masinat seal.
jah, oli suht keeruline edasi liikuda ja sellest lõikas kasu loomulikult kõigepealt George Russell ja sõna otseses mõttes finiši ruudustikus ka Max Verstappen, nii et kukkus siis 6. lõpuks Charles Leclerc, et oli väga hea koha peal, aga läks nii. Me ei oska arvata, mis see hooaeg selle koha pealt tõesti edasi toob. Ja muidugi tuleb öelda ka seda, et vist ei ole maininud, aga sõidu ju võitis Kimi Antonelli, kes on nüüd siis 3 in a row, 3 järjest kinni pannud maailmameistrivõistluste liider, seda siis Lando Norrise ja Oscar Piastri ees. McLaren on mõnes mõttes tagasi tulnud. Kui nüüd vaadata tegelikult seda Miami GP-d tiimide kaupa, siis võib-olla hakkakski minema Mercedesest ja kui ma tegelikult siin vahepealses podcastis rääkisime ka sellest, et kes on nagu selle vahepealse pausi kõige suurem kaotaja, ma ütlesin hästi julgelt välja, et see Mercedes ja tegelikult mõnes mõttes ma arvan, et mul oli õigus. Sellepärast, et Mercedes tegelikult nüüd ta oli kuskil levelil, me ei tea täna, kas ta level nagu tõusis või mitte, sellepärast, et kui me vaatame nagu üldist pilti, siis kõik teised meeskonnad olid suutnud järgi tulla. Kahtlemata. Kui me võtame juba selle sama miksi, et meil vahetasid esikohti seal Mercedes, McLaren, Ferrari, reaalsuses, mitte terve Red Bull, aga Max on selles mängus sees, siis Mercedes on nagu tugeva koha peal, aga tema ei teinud selle 5 nädalaga mingit arengut. Teised kõik suutsid tulla, mitte teised kõik, aga need teised nimetatud tiimid suutsid järele tulla ja ma läheks pigem sinna maailma, mida me ei mõtestagi lahti. Me korra siin seda Miami GP-t vaadates arutlesime ka selle üle, et kui oli kõige esimene Austraalia etapp ära, Russell tõusis kõige kõrgemale poodiumile, läks koju, tõmbas selle Fostersi lahti ja mõtles, ja ongi nüüd minu aasta. Ja mis nüüd edasi saanud on? Kelle aasta see siis on? Ja nagu hakkab rohkem Kimi aasta tulema, et Kimi Antonelli on, ma ei oska öelda, võib-olla ta täna ka tegelikult ta start ei olnud ju hea, aga ta ei kukkunud palju õnneks, sest seal juhtus tegelikult, seal juhtus nagu liiga palju. Tal ikka jõhkralt vedas sellega, mis stardis toimus. Kui Max ei oleks niimoodi ära möhland, siis oleks kindlasti tulnud nagu veel tihedam see eesotsas andmine, kahtlemata. Et see Maxi spin andis nagu mingisuguse hingamisruumi Kimile natukene vabadust. Aga samas teistpidi, vaata kui tubli ta ise oli, ta sai paremini hakkama, tal on kehvemid starte olnud, aga ta ei tekkinud ka seda, et nüüd oleks, ma ei tea, läinud Norris või Leclerc kuidagi liiga pikalt eest ära. Ei, väga tark sõit ja tegelikult lõppkokkuvõttes ongi, ma arvan, see vahepealne sõidu keskel toimunud boksipeatus. Ja. See võis olla see, mis tegelikult määras päris palju ära. Aga ärme hüppa veel tiimidest ära. Mis me selle, ma päriselt ei kujuta ette, seal on nüüd 20 punktine vahe, see ei ole midagi katastroofilist, meil on veel palju etappe sõita, aga mis kohas on nagu just oma pea sees George Russell? Väga raske. See on tõesti väga raske. Mina ei tahaks olla tema asemel. Sul on olemas kiire auto, see on tõestatud ja sul on vastas noor konkurent, keda sa, ma ei tea, ei oleks võib-olla sellist asja oodanud ja ta on kiire, aga alati millegi pärast ju arvatakse ka seda, et muidugi jälle sõite on palju ees ja neid eksimusi võib tulla. Kimi on siiamaani näidanud nagu oma vanuse kohta tegelikult väga küpset tervikut sõitudena. Ja täiesti nõus. Minu jaoks nagu George Russell on natukene nagu Toyota rallimeeskonnas Elfin Evans. Iga aasta ootab, et tuleb tema aasta ja siis tuleb keegi, kes nagu rikub peo ära. See aasta on ju tegelikult samamoodi. Nüüd on nagu, see tuleb minu aasta, Oliver Solberg. Ma ei osanud arvestada, et jälle tuleb keegi. Et ta natukene, ta ei ole minu jaoks nagu jätnud sellist päris lõpuni kompromissitud võitlejat. Temas minu jaoks ei ole. Et see minu on hästi tagasihoidlik arvamus. Aga mis me nagu Mercedese puhul ootame on see, et mõtleme,
et enne nüüd Miami't nemad tulid ju tegelikult ainult 2 upgrade'iga, mis puudutasid performance'it välja ja tegelikult nende suuremad upgrade'id peaksid tulema nüüd Montreali, mis on 2 nädala pärast. Et vaatame, mis seal siis juhtuma hakkab ja selgelt on praegusel hetkel see, et ega kui me mõtleme seda, et milliseid riskantseid otsuseid tegi sellega, et Kimi üldse meeskonda valida Toto Wolff, siis ma arvan, et Totol on praegusel hetkel kriips ikka korralikult kõrvuni ja küll ta ikka tegelikult täna, ma ei tahaks nüüd öelda niimoodi, et okei, et Russell on kogu aeg selline nii-öelda olnud, aga ma luban teile seda, et kui juhtub olukord, kus öeldakse, et Max Verstappen on vaba, näiteks ta otsustab mingil hetkel, et ma ei tea, ma ei taha 27. aasta alguses sõita Red Bullis. Uskuge mind, George Russell lendab niimoodi üle parda, et ma arvan, et talle ei anta isegi mitte päästerõngast ja võetakse Max Verstappen siin asemel. Ja muuseas selleks laevaks on see fake MSC Cruises. Just, et ma julgen küll arvata, et nii juhtub. Ütleme nii, et kes ei tahaks täna Max Verstappenit oma meeskonda? Isegi kui sul on Kimi Antonelli. Absoluutselt. Muidugi ma ei kujuta seda kooslust ette. Nii et selles mõttes, et sõbrad, andke ainult. Aga Ferrari järgmisena, kes ju tegelikult võiks öelda, et oli Mercedes järel number 2 senini. Oli. Täna enam võib-olla ei ole. Sellel etapil oli 3. Okei. Hamilton suutis sõita üsna nähtamatult. Ja, just Hamilton sõitis nii nagu, ma ei tea, eelmisel aastal päris mitu etappi sõitis George Russell. Lihtsalt oli ja lõpetas mingil positsioonil. No seal oli, ma arvan, natukene ikkagi oli osa ka selles, et ta mingil hetkel seal Colapintoga sai kokku ja tal ikkagi tegelikult meil siin Silver viskas ka meie ühisesse chati kenasti pildi, kus tegelikult oli näha, kui palju auto oli viga saanud. Et see küll tundub, et mis seal häda on, eks ole, et sellised aukudega autosid sõidab Tallinnas ka ringi. Aga kui ikkagi nagu tipptehnoloogia... Minge Senegali, vaadake, mis seal sõidab. Kui on ikkagi tipptehnoloogia, siis tegelikult pisikesed augud ikkagi... Ei, kuule, mõtle, mille peale arutleti. Kimi Antonellil oli taga tiiva küljes Kivri Tirov kile. Ja Kuuldart ütles, kuulge, vaadake see asi seal. See võib hakata mingi hetk segama, et ega siin neid, ütleme, aukusid, mõlke ära lennanud otsaplaate. Me ei kujuta ette, kui palju see kuskil kurvis mingisugust pidamist ja asja. Aga lihtsalt üldise Ferrari juurde tulles on minu järjest endiselt kõige raskem see, et väga ju tahaks, et Lewis Hamilton selle Ferrariga midagi teeb, aga seda ei tule. No seda ei tule, No veel ei tule, jah. Aga millal siis tuleb? No ma ei tea. Selles mõttes, et seal tekivad need jõujoonet sedapidi, et Charles Leclerc kasvab ikkagi number 9, ta on seal tiimis kauem olnud, temast ilmselgelt mingid inimesed hoolivad rohkem. Lewis võeti sinna tiimi, Lewis ei ole ennast selle autoga tõestanud ja Charlesil tekivad lihtsalt puhtad eelised ja ta on seda nende sõitudega näidanud ja seda näitas ka täna. Kuigi, lõpus nüüd oma lollus on ju. Jah, täna ütleme nii, et liiga kaugele ta oma aktsiatega ei läinud selle lolluse pärast. Hamiltonil on olemas nagu üks trump, mida tegelikult võib-olla kellelgi teisel selles stardirivis ei ole, on tema nagu turunduslik väärtus. No absoluutselt. Et täna tegelikult, kui ta nüüd nagu, justkui nagu teeb... On, tead, kellel on või? Valtteri Bottas. Not even close. See on nagu natukene selline Austraalia ja Soome põhine. Austraalia on suur turg. Aga jah, kõigepealt hakkame sellest pihta. Pane Lewis Hamilton nüüd. Kõigepealt hakkame sellest pihta, kes see girlfriend on, eks ole. Okay, mitte sinu. Aga tegelikult jah, et ma arvan, et senikaua, kuni ta teeb oma ära, siis ta tegelikult on täna nagu Ferrarile ka majanduslikult kasulik kindlasti. Aga kindlasti seal kuskil Olli Börmani nimi, ma arvan, rohkem ja rohkem võib käia erinevatest vestlustest läbi ja võib-olla sealt tuleb veel noortest kedagi huvitavat peale. Ja kui me mõtleme selle peale, et Miamis Ferrari tõi rekordilised 11 update'i ja siis ta, ei, kui suures tegelikult... Windows tegi ka vanasti hästi palju update'e.
ja, aga me oleme sellest ka rääkinud ja sinuga eelmisel korral ka, et tegelikult see oht on selles, et kui sa nagu selleks Miamiks tõmbasidki nagu hullult nagu tuled ja viled peale, eks ole, kõik nagu lõhnakuusk, ma ei tea, see topsihoid ja roolisoojendus, istmepehmendus, kõik asjad, et siis tegelikult siis ongi nagu see, et kui sa nagu need uuendused naljaks nüüd lähevad valesse suunda, see on nagu päris pahasti, sest tegelikult sul hakkab mingil hetkel see cash nagu otsa saama. Jaa, aga me seda ei saa Ferrari'ga öelda. Kiirus oli seal. Ei, tegelikult nad olid tublid, aga nad ei olnud nagu seda nagu levelit teinud, et me nüüd nagu astume edasi, et me sõidame nagu võidu peale. Seda hetke ei olnud, et nad sõidaksid nagu... Ma ei tea, ega palju puudu ka nüüd ei olnud. No. Kui Charles seal ees oli, ta suutis ju neid kohti vahetada ja püsida, kui palju seal on selle energy management'iga seotud, aga ta oli seal, ta oli olemas. Seal oleks vabalt olnud 3 erineva tootja poodium. No okei, võib-olla tõesti võtta liiget, et võib-olla lihtsalt oleks nagu endale boksis need boksi peatused. No boksis ikka, see oli jälle need kirjud klounimütsid peas seltskond seal on ju. Aga McLaren, nagu me siin oleme rääkinud, mootor on sul tegelikult juba EOS, ehk siis Mercedese mootor, käigukast on sul enda oma, tundub, et mingid asjad sa oled saanud paremini töötama, kui on Mercedesel endal, see kombo, mis oli muidugi natuke nagu võib-olla muret tekitav mingil hetkel oli see, et kui me nägime kvalifikatsioonis, kui nad olid tegelikult sprindikvalis ja sprindis nad olid ikka tegelikult ju üleval, eks ole. Ja siis tegelikult vaatad neid tulemusi, mis tulid nagu põhisõidu kvalifikatsioonis, siis kõik nagu mõtlesid, mis toimus. Ja siis käis ka jutt selles, et Lando Norris ütles, et mul see energy deployment korralikult ei tööta. Siis oli seal veel mingid muresid, paljud ütlesid, et okei, võib-olla nad mängivad selle peale, et Miami's pühapäeval sajab padukat. Lähevad juba vihmaseadet proovima. Jah, aga tundub, et ikkagi vist pigem olid mingisugused sellised nii-öelda nagu need mingid elektroonika glitchid, mis siis puudutasid seda energia kogumist. Aga suures plaanis ma arvan, et see 5 nädalat on veedetud üsnagi kasulikult. Ilma, et ma tahaks mõnele teisele tiimile liiga teha, sest neid on meil siin rivis oi kui palju, siis ma julgen väita, et McLaren on kogu tervikuna alates Zac Brownist, nagu kogu juhtimisest. Neil on see struktuur juba nii hea. Sul on seal Zac Brown, Andreas Stella, sul on insenerid hästi paigas. Millal viimati McLaren mingisuguses, ma ei tea, pitstopil failis. See on üli hästi töötav masinavärk ja sul on 2 väga head sõitjad. Et kui teistel on nagu selline veidi nagu, et kumb see 1, kumb see 2, seal on ju mõlemad mehed tõesti super head. Ja sinna kõrvale saabki öelda minu sõnad, minu arvamus, et Mercedes on teine siukene, kus on kõik nii paigas, sest ülejäänud tiimides on nagu midagi puudu, midagi läheb ära, keegi tuleb jälle mingisugune teavitus, et oluline liige tiimist lahkub või midagi sellist, siis Mercedes ja McLareni puhul lihtsalt on kõik nii paigas. Ferrari puhul on see mingisugune itaallaste veidi joovastavat käitumist seal kogu aeg kuskil taustal näha. Nad ei oska. Ferrari ei suuda panna vormel 1 tiimi niimoodi tööle, nagu nad on ju pannud tegelikult mitu aastat järjest oma Veki tiimi. Hypercari tiim toob poodiumi, toob Le Mani võite. See kõik toimub seal samas ühes linnas sama katusel justkui. Aga vormel 1 tiimis ei lähe see asi nii. Ferrari on miskit, mis nagu tegelikult hästi palju nagu õigustab oma sellist nime nagu Made in Italia. Nagu ütles üks tuntud ettevõtja, kellega ma koos olin Milanos olümpiamänge vaatamas, vaatasin Milano olümpiamänge, ütles, et see on ka see kehtne Made in Italia. Kõik on ilus, kõik on vägev, hästi palju asju taheti teha, aga kõik ei tulnud välja. Ja tegelikult see on mõnes mõttes sama. Aga kui me kütame edasi, Red Bull, tuletame meelde, Red Bull siis sellest aastast ju liigub enda valmistatud jõuallikaga, tõsi, Fordiga koostöös. Ja kui nende 3 esimest etappi ei olnud toredad, kuskilt otsast hästi palju räägiti sellest, nagu isegi nagu oksendamiseni palju sellest, et Max Verstappen läheb F1-st ära, siis ma tuletan meelde, et sel nädalavahetusel me ei kuulnud mitte ühtegi korda seda juttu. Nagu 0. Et kõik oli nagu hästi ja tegelikult oligi. Max oli kenasti, kas ta oli sprindis poodiumil või? Oli ta? Minu käest küsid siukest asju, ma pean teadma.
ta oli peaaegu poodiumil põhisõidus, ma ütleks selle peale. Aga ikka oli, sest ta andis ju poodiumi intervjuu, et tegelikult ta ütles ka väga selgelt, et et nüüd ma nagu täpselt, ma piltlikult öeldes ma saan aru, mis autos nagu nupud teevad. Et nüüd see asi nagu toimib ja võime nagu rahul olla. Aga no tuleme korra ühe asja juurde. Hadjar sõitis ju tegelikult kvalis välja, kui Max teise koha, siis Hadjar 9. aga pidi startima viimaselt kohalt, sellepärast et tema põhjaplaatides oli väike mure ja sai tehnilise karistuse. Ja lõpuks ta sõit lõppes ka, ta oli ise enda peale sealt autost välja tulles peale seda avariid muidugi. See kehakeel oli siukene, ta on ju prantslane. Selles mõttes, et seda oli siis sellel hetkel väga selgesti näha, ta väljendas seda käte jalgadega ja ilmselt ka miimikaga, mida me küll kiivri alt välja ei saanud näha, aga ma ei oska sellest Red Bullist kui tervikust rääkida, sest kui me võtsime kõik need tiimid, mis meil eelnevad olime, hoolimata sellest, et kuidas Kimi või Russell on, ikkagi on nagu kuidagi tullakse niimoodi paari kaupa, aga Red Bull ei tule. Red Bull tuli paari kaupa siis, kui tiim oli tehniliselt nii-öelda kehvas kohas. Kuule ikka jama ajasin. Ilmselt oli mingisugune BBC intervjuu, mida ma kuulasin. Verstappen ikka 5 oli. Ei, ta ikka poodiumil ei saanud. 2 5. Ka hea nädalavahetus. Et selles mõttes et ma kujutan ette, et palju õnne kõigile, kes YouTube'is juba hakkasid kommentaari kirjutama. Aga see on okei, ikka kirjutage kommentaare. Et me endiselt ei kandideeri absoluutsele tõele. Jah, see on 2 mehe arvamus. Sest meil lihtsalt on see statistika poole, meil on suhteliselt kehva. Õnneks meil on hea toimetaja Silver, kes meid ikka aeg-ajalt nagu aitab ja ree peale tõmbab tagasi, aga praegu ta, ma ei tea, mida ta teeb. Ta on kuskil siin olemas. Meil on nii heledad lambid näos. Aha, ta on seal posti taga, Ma näen teda peaaegu. Aga ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda tegelikult on see, et on toimunud areng, mis on suur hea. Areng. Mis on hea ja vaatame, mis siit nüüd nagu järgmised sõidud tooma hakkavad. Aga nüüd Red Bulliga tuleb tegelikult siukene väikene kriips vahele, sest sealt lõppeb ära minu arvates tiimide loetelu, kes võiks poodiumile sõita. Hetkel. Ei, loomulikult. Keda sa siit veelt? See on, ütleme, et... ja nüüd tuleb Alpine, kes on tulnud tegelikult väga tublisse kohta oma üldise olemusega. Väikene jama täna, mis ei puutunud üldse neisse, Gasly kontakt. Muidu oleks, ma arvan, 2 autot jälle tublisti punktidel olnud. No kuule, Alpine'i eilne kvalifikatsioon. Mõlemad autod Q3-s. Super. Colapinto, aga arvan, väike gramm on puudu. Colapinto on nagunii juba Argentiinas, on rahvuskangelane, ma arvan. Ta peaks veel jalgpalli hakkama mängima. Oli intervjuu ühe selle Hollandi kommentaatoriga, ütles, et nende kõrval on siis Argentiina televisioon. Ma kujutan ette seda. Et päris tüüt oli kommenteerida. et tuli natukene seda kõike sinna sisse. Aga kas sa nõustud minuga, et me võtame siis Mercedes, McLaren, Ferrari, Red Bull küll niimoodi, on ja ei ole, Hadjaril läheb veel aega, noor sõitja, siis tuleb Alpine. Hetkel. Ja mis siis tuleb? Tänase seisuga tuleb siis Williams, kuigi me siin ütleme, et ajasõidu ja kõige muu puhul oli siuke tunne, et kuidas nii suur kombinaat, nagu seda Williams ikkagi on, tugeva ajalooga võistkond, ei suuda siis 5 nädalaga sõidukil kaalu kaotada. Nad on ülekaalus ja nad on seda siiamaani. Jah, nad on keerulises olukorras, seda tegelikult oli mõlema sõitja nii Alex Albani kui Carlos Sainzi reaktsioon pärast kvalifikatsiooni, mis oli nagu väga frustreeritud. Ja ega seal, kui sa oled võistlusinsener, mis sa ütledki, ütledki, et jah, ma tean, sorry, midagi ei ole teha, eks ole, püüame hakkama saada. Tegelikult on nagu, see on nagu nii kurb. On. Et kui me võtame Carlos Sainzi, kes on tegelikult, nagu ma julgen öelda, esiteks ta mulle tohutult sõitjana meeldib ja teiseks ma julgen öelda, et tegemist on kogu klassi nagu kõige helgema peaga. Et kindlasti. Tüüp, kes ikkagi tegelikult sõidu ajal pidevalt nagu, enam teeb ise juba strateegiat ja nuputab kõiki asju, et ta on nagu väga terav ja kui ta saab aru tegelikult, et me olemegi pekkis meil nagu oleme, et täna ma arvan, et need punktid, need olid nagu täielik palsa mingele. Et okei, nad tulid võib-olla mingisuguse, mitte nüüd
veidi teiste ebaõnne, aga hoolimata sellest 2 autot punktidel. Statistika on lõpuks see, mis loeb. Ei, absoluutselt, et selles mõttes on nagu okei, et muidu ma oleks võib-olla isegi tahtnud, enne tänast oleks nagu Racing Pooli tahtnud nagu ettepoole tõsta, eks ole, noored poisid, Lawson ja Lindblad, eks ole, aga... No ma arvan, et reaalsuses ongi, ma tõesti tegin Racing Poolile natukene liiga, et... Ei, kui me võtame nagu tänase sõidu võtmes, siis ikkagi tegelikult... Jah, ei olnud. Aga sellegi poolest Racing Pooli Alpiini saab panna sinna vahele ja siis on midagi, mis meil siis veel järgi jääb, kui meil on Williams, Haas. Haas on ka veel, siuke võistkond. Haas suutis täna sõita kuidagi nagu väga tähelepanematult. Koos autidega. Nii Ocon kui Beerman tegelikult tegid oma ära, aga mingit sellist nii-öelda nagu tohutut sähvatust ei olnud, eks ole. Et jah, ja siis kui me sealt nagu edasi vaatame, ega siis me võtame... Siis on Audi. Lihtsalt on kurvastuseks. Tegelikult Audi puhul võib öelda, et ma arvan, et erinevate probleemide tõttu me nagu nende sellist päris mingit täit potentsiaali ei näinud. Et ma Audi puhul tulen nüüd sinna, mida ma mainisin, et mis McLarenil ja Mercedesel on väga hästi paigas, seal struktuur lonkab. Ei, paremaks minema ju. Ei, no hakkab jah, aga see võtab aega. See ei ole niimoodi, et me võtame Alan McNishi ja paneme talle säravama tiitli külge ja siis on kõik kohe parem. Ma arvan küll, et on. Mina ei arva. Ma arvan, vaatame Montreali. Okay, et see võtab aega lihtsalt, see võtab aega. See võtab kindlasti aega, aga kui me võtame nii, et tõesti, et sul on ikkagi tegelikult tiimi pealik Jonathan Whitley lahkus, eks ole. Seni teadmata kohta, sest ega sellest ei ole ikka veel öeldud, kuhu ta on läinud, eks ole. Nagu kuskil in between, kuidas öeldakse töötu kohta, I'm between the jobs. Et tegelikult, kui me võtame täna olukorra, kus nagu Alan McNish, kes on selles Audi süsteemis olnud nii kaua, ta on teinud ju tegelikult Magicut vormel ees, eks ole, kui ta tuli, ABT oli, kas ta oli võitja vist, ja tuli sinna, siis ta tuldi nagu Audi nime all, tuldi sinna sisse, eks ole. Tema kogemus, mis puudutab kogu seda võidusõidu meeskonna rannimist või võidusõidu meeskonnas olemist. Ma arvan, et ta on nagu see on hea leid sealt tiimi enda seest. Ta oli ju tegelikult, sa oled taga ju kuskil ka Itaalias kardiradade ääres kohtunud, eks ole. Küll Abu Dhabis, aga teeb sama välja. Kardirada, eks ole. Et ta tegelikult oli ju varem nagu noorte talentide osakonna. Ta on siiamaani noorte talendi osakonda, ta jäeti ka. Ta tegi seda tööd tegelikult juba Sauberis sees. Tema enda taust on 3-kordne Le Mani võitja. Suhteliselt olematu vormel 1 karjäär, sest selleks oli Toyota meeskond, aga tema üleüldine olemus ja kogu võidusõidu teadmiste pagas, mis on sees, pluss inseneri haridus sinna juurde ja olles ka BBC-le veel vormel 1 kommentaator olnud, siis paremat inimest kuskilt endal sealt kaasa haarata ei ole. Ja muuseas sellest samast noorte programmist rääkides, siis Audi ongi nüüd üks see, kes on tulnud sinna Itaalia kardiradade äärde. Audi selles tiimiriietes inimesi liigub, ütleme, 2 kaupa, kui ütleme suurtel nimedel on nendest nii-öelda päris noorte talendi otsjatest on juba asjad nagu paigas ja väga keegi kohal ei käi, on ju, siis Audi ja Cadillaci riietega inimesed liiguvad ringi ja see on üks asi, kus nagu teinekord mõtleme, mõni aasta tagasi ma ei osanud üldse sellisele asjale mõelda, et tegelikkuses juba sellest kardi, ütleme, miniklassist peale kasvatatakse endale seda nii-öelda tulevast põlve või siis, ma ei tea, seal on isegi mitu põlve vahel peale, on ju. Ma ise tahaks uskuda, et tegelikult nii-öelda nagu ikkagi sellise nagu operatsioonide bossi Matteo Binotto käe all nüüd suudetakse see struktuur paika panna, sest ega me keegi ei tea ju seda, et kui suur üllatus nagu tiimile endale oli Jonathan Whitley lahkumine või mitte, eks ole. Et aga nad au andes tuleb öelda, et nad on seda auku üritanud või hakanud lappima hästi kiiresti.
sest selge oli see, et Mate Binotto ei taha tegeleda selliste asjadega, nagu näiteks on, ma ei tea, ka näiteks ajakirjanikele intervjuud andmine. Et see on nagu Alan McNish, ma kujutan ette, teeb seda suurima hea meelega, eks ole, kui sa oled ise nagu BBC-s toimetanud. Et las nad toimetavad ja lihtsalt see nädalavahetus oli neil puhtalt vastupidavusprobleemid, et olid seal erinevad autod põlesid erinevatel põhjustel ja Portoleto ju tegelikult kvalisse läks ka niimoodi, et lihtsalt läks lonkas selle läbi ja that's all about it. Ja siis me jõuame ühe tiimini, kes lihtsalt on nii uus, anname neile aega, Cadillac. Kuule, tublid olid tegelikult. Mina ütleks ka, et tegelikult olid tublid, sest sõitjad olid tublid, masinatega ju midagi ei juhtunud, boksipeatused on läinud paremaks, nemad on ikka täiesti nullist seda asja ehitanud, välja arvatud siis Perez ja Bottas, kes on tõesti see, ütleme, raudvara seal võistkonnas. Aga ma siia lõppu võtaksin ikka selle, kui me mõned aastad tagasi pidime kõik toolilt maha kukkuma, kui vanameister Alonso järjest noppis poodiumeid, siis nüüd oodati ju nii palju. Okei, läks pekki, oli jama mootoritega, ei tule välja ja nii edasi. Ja nüüd peale seda 5 nädalat endiselt ei tule midagi välja. Ja vaata, see paneb minul vägagi kukalt kratsima, kui meile räägitakse teistpidi sellest, et mingisugune papastrolli lõputud rahakotid on ju. Sest tegelikult seal on eelarve ja kõik olemas, seal on inimesed olemas. Millest siis puudu jääb? Mis siis jääb tegemata või mida siis oodatakse? Kuskil räägitakse ka sellest, et veidi juba ollaksegi nagu loobunud sellest hooajast, need 4 etappi on läinud, arendatakse midagi taustal, võib-olla tehakse midagi hooaja sees, aga et las see 2026 siis olla. Kas see on lihtsalt jutt, et ma ei tea, hämada midagi? Või ollaksegi nii suures augus? Aga äkki nad ikkagi oma sellises mitte väga tagasihoidlikus keskuses seal, äkki nad pusivad ikkagi selle B-spec ehk siis täiesti uue autoga, mis siis, ma ei tea, kuskil suvel pärast summer breaki äkki tuleb välja? Ma ei kujuta. Et see oleks nagu teine põhjendus, kui sa mõtled niimoodi, et sul on 5 nädalat on sul olnud pausi, sa oled ainuke meeskond, kes tuleb välja 0 upgrade'iga, see pole nagu põhimõtteliselt selle, sa võtsid selle auto, pakkisid ära, saatsid Miamisse, võtsid pakist välja ja hakkasid uuesti sõitma. Okei, tegelikult see nii välja ei näe, aga tulemusi räägib enda eest, et ma ei tea, minu meelest nagu Alonso täna proovis kõik erinevad rehvid ära, mis oli võimalik proovida. Et natuke... Nad teevadki testsõite, aga nad teevad masinaga, mis arengut nagu selles autos, võib-olla nad korjavad mingit datat, ma ei tea. Samas jälle ma kujutan ette, et Eesti jalgpallikoondise fännid mõistavad, samas olukorras on. Aga hakkab palju paremaks minema. Sa tead seda lugu või? Jack Norrisel tuleb kõne. Ja, et Jack, et mina ikkagi siin üks eestlane, suur jalgpallifänn, et tule aita meie koondist. Jack analüüsib mõned mängud, helistab tagasi. Kõiki asju ei suuda mina ka muuta. Ja. Tõsi on. Nii et selles mõttes näis, mis sellest Aston Martinist saab, et küll ikka midagi saab, eks ole. Kanadasse minnakse ju. Kuule, see on ju koduväljak. Koduväljaku eelis, jah. Seda kindlasti, jah. Aga raske on olnud ja midagi ei ole teha lihtsalt. Ega see on nagu nii suur laev, mida sa nagu ühe hooga ei pööra. Aga miks mitte, sa mõtled kas või nagu selle peale, et kui sul on nagu cost cap on peale, siis sa nagu ei tohi ju lõputult kulutada, sa pead nagu raha kokku hoidma, äkki tõesti ehitavadki täiesti nagu B-spec auto valmis ja on seal jaapanlastega nüüd nagu pead kokku pannud, et see Honda mootor ja siis Astoni poolt loodud kere ehk siis šassi nagu töötaksid omavahel nagu normaalselt. Ma ei tea. Minu jaoks on üldse see, ma mõistan seda, et vormelimootor ei ole absoluutselt võrreldav ühegi, vaat siin on tegelikult nüüd paneb hoopis, tuleb üks teine asi meelde, me oleme sellest rääkinud ka või, kui me võtame ju Risto on ju niimoodi, Aston Martinid sõidavad ju AMG mootoritega tänavaautod. Ja siis nüüd võidusõiduks järsku minnakse, pöördutakse kuhugi nagu nii kuradi kaugele. Sest et see on ka üks asi, mis teeb selle arenduse raskeks. Ühed on Inglismaal, teised on Jaapanis.
sa ei saa neid insenere, kuule, hea sõber Marek Kärner, CF Moto, selleks, et ATV-l mingisugused asjad ära muuta, võttis siit Eestist ühe mehe kaasa, lendasid Hiinasse, ütlesid, näete, siin on üks väike ruudulises vihikus joonis, lähme käime ehituspoes, tehti asjad selgeks. Ja umbes niimoodi näeb praegu ju ka see vormeli arendus välja. Sul need insenerid on üksteisest nii kaugel. See on nagu, noh, sa võid ju teha ju mingid Zoomi kõnesid lõputult, aga see pole nende asjade liigutamine, midagi inseneeritakse valmis, mingeid simulatsioone teha, siis reaalsete katsetusteni jõuda. Logistiliselt on juba paras peavalu, sest et ükskõik teiste tiimide peale mõtled, kes mida kasutab, mis mootorit, kelle oma ja kus siis on nii-öelda mootoritootja ja vormelitiimi peakontorid, need on kõik mingisuguse Euroopa ringi sees ikkagi. Nii on ju. Tõsi, et see on jaapanlaste peale jah, ei oska. Ja nii ongi tegelikult juhtunud, et meie podcastist Kiirus on saanud taaskord kõige rohkem eetriaega Aston Martin, mis on suutnud taaskord jälle... Ei, tänavaautona väga kihvt ja väga kiire. Ja, aga lõpetuseks võib-olla üks väike selline murelik noot ka, et kui me tegelikult nüüd saime selle 5-nädalase pausi, siis teatavasti oli see ju tingitud sellest, et siin Lähis-Idas käib sõda ja president Trump ka täpselt ei saa aru, mida ta teeb ja mida ta teha tahab. Kas ta siis peab läbirääkimisi või ta ei pea läbirääkimisi, kas ta paneb väina kinni, kas ta teeb, ühesõnaga segadust on palju. Ja tegelikult, kui me vaatame nüüd selle peale, et suvi võib-olla tuleb nagu muretu vormelifännidele. Me tuleme enam-vähem siia Euroopasse toimetame. Siin on peaaegu rahulik. So far, so good. Aga kui me hakkame siin jõudma näiteks septembri lõpus Aserbaidžaani, siis see on ka nagu selles mõttes, ta ei ole nagu liiga toreda koha peal. Pagan, seal tehakse ka kõik asjad selleks, et see vormel sinna tuleks. Seal inimesed saavad aru. No jah, võib-olla tõesti. Majanduslikud põhjused on liiga suured, et seda vormelit lasta minna. Tõenäoliselt klaaskuplit peale ei panda. Aga me räägime ikkagi tegelikult aasta lõpus, novembri lõpp ja detsembri algus 2 etapist, milleks on Katar ja Emiraadid. Ja praegu kurblugu on see, et mitte kuskilt otsast ei paista välja, et blitzkrieg läbi saab. Ja siis on 2 varianti. Kas maailmameistrivõistlused lõpevad Las Vegases, mis visuaalselt ei oleks paha, või leitakse aasta lõppu veel 2 tükki asemele. Aga selle asja kõige suurem probleem on selles, et seda F1 etappi ei anta sulle niimoodi, et öeldakse, et näed, Raiko, siin on sul luba, hakka korraldama. Ma helistaks kohe Andres Hallile. Aga sellega kaasneb ka see, et kui sa tahad seda korraldada, siis selleks tuleb maksta märkimisväärne kogus raha. Probleem on selles, et raha on Lähis-Idas ja teine probleem on see, et Lähis-Idas on sõda. Ehk et täna tegelikult ma julgen väita, et maailmas ei ole tõenäoliselt riiki või ringrada, kes oleks valmis nii lühikese etteteatamise ajaga korraldama etappi ja tegelikult ütleme arvestades... Promootori ei ole ka tegelikult selleks valmis, sest keegi ei taha mingit siukest poolkõva asja. Et kui sa võtad nagu Miami, mis oli nagu välja müüdud ja siis sa teed nagu sellise tõesti nagu poolkõva, sa ei jõua nagu korralikult promotionit teha, eks ole. Ja kui siin midagi mõelda, siis see, ma ei tea, optsioonina paistab Türgi. Jah. Muidugi nad võivad teha ka Miamis back to back, et ühe Las Vegases. Las Vegases ja ühe nädala sõidavad öösel ja teise sõidavad päeval. Kogu aeg midagi. Seal vist päevana liiga palab. Aga jah, et see on tegelikult realistlik probleem, mis tähendab seda, et kui meil oli 24 alguses, nüüd on 22. Et kehvemal juhul me võime lõpetada hooaja 20 etapiga. Aga on ka lühemaid hooaegasid olnud? Ei, see ei ole probleem, aga lihtsalt ma nagu viitan sellele, et see oht on olemas. Ja ega see hõlmab igasugu muud sporti ka. Kergejõustiku asju on seal ära jäetud juba, muud mootorisporti on seal ära jäetud, et tegelikult globaalselt selline sport kui meelelahutus, siis ütleme, et see sõda, mis meil siin Euroopa ukse kõrval on mõjutanud vähe,
see, mis toimub Lähis-Idas, kui palju sinna on aastate jooksul investeeritud, kui palju on tehtud sinna erinevaid spordirajatisi, neid suudetakse rannida, sinna tuuakse, no ütleme, me käisime Ristoga ju eelmine aasta sellel Abu Dhabi etapil, noh, milline meelelahutuspakett, kui sa sinna lähed ja nad tahavad, et inimesed tuleksid nädalaks sinna kohale peale ja tullakse, siis vabandage väga, aga kui seda sama asja teha siin kuskil Kesk-Euroopas, see ei mängi välja. Tõsi on. Aga mis muud? Selline oli... Järgmise kiiruseni. Jaa, selline oli see episood kiirust. Raiko Uusmees, Margus Kiiver ja mis seal ikka, ärge sõdige, tehke sporti. Tšau!